Ärev teada selle kohta, et Mulgimaal Karksi-Nuias põleb elumajja tuli häirekeskusesse kell 20:41. Esimene oli Nuia vabatahtlik, kes kohale jõudis ja siis oli aknast tuli väljas, et korruse peal oli inimene akna peal karjus appi. Kõigepealt redeliga siis aitasime inimese teise korruselt alla, andis kiirabi üle. Need olid teada, kus kohas olid inimesed sees ja leiti suht kähku, aga paraku hiljem. Tegemist oli päästjatele ka kõrgeima väljasõiduastmega ning koha peal tegid kustutustöid Viljandi, Tõrva, Abja, Paluoja, Mustla, Karksi-Nuia, Võhma, Vändra ning laevapäästjad. Täna sündmuskohta uurinud menetleja sõnul oli tulimajas korralikult laastamistööd teinud. Tuli oli alguse saanud esimeselt korrusel olevast korterist, sealt siis välja levinud trepikotta ja sealt ka üles teistesse ruumidesse, et tulekahju oli üksjagu ulatuslik, et kõik ruumid said suitsu ja tulekahjustusi. No jaa, et ega trepikojast suitsu sukeldada ei saanud edasi, et sealt tuli vastu ja mindi läbi akna sisse korterisse, teise korterisse. Tänu suurele põlengule on hävinenud kogu maja ning elada seal enam ei kannata. Jaa, minule teadaolevalt on see maja umbes 50. aastatel ehitatud ja kindlasti ei olnud ta sellises seisukorras, nagu võib-olla üks tänapäevane maja olla võiks. Ja tõesti tagajärjed olid seal traagilised, 2 inimest hukkus, et kõigepealt loomulikult sügav kaastunne kõigile lähedastele. Aga seal tõesti, et täna on aga selge see, et üks inimene oli meie valla kodanik, eks ole, üks inimene ei olnud meie vallast, oli mujalt omavalitsusest ja oleme siis ka hukkunud tütrega suhelnud ja aitame tal kõigepealt teha need esmased toimingud ära, tütar ise elab Pärnus. Ja loomulikult nüüd ka see, mis puudutab siis kõrval naabriprouvat, kes tõesti seal ju arusaadavalt nagu elamist jätkata ei saa. Oleme siis rääkinud läbi sotsiaaltöötajaga tema pojaga ja täna neil on koht olemas, aga loomulikult oleme teada andnud, et kui vaja on, et selleks on meil olemas ka sotsiaalmaja, kus siis ka ajutist elamispinda pakkuda, et keegi kindlasti pea vairutada praeguse külmal ajal ei jää. Põhjuseid, miks põleng nii hilja avastati, ei tule kaugelt otsida. No kindlasti, sest suitsusukad ütlesid, et leidsid suitsuanduri, mis asus laua peal, et see peaks ikkagi laes olema ja vinguandurid ka peaks olema tahtlitega korterites ja elamutes. Aga meie töötavad suitsuandurid pole kahju kuulnud. No millest selline põleng üleüldse alguse võib saada? No seekord järjekordselt võime isegi öelda, et sai tulekahju alguse hooletusest suitsetamisest, et selle oli voodi juurest oli see tulekahju alguse saanud, aga muidugi, mida ei saa tähelepanu pööramata sellele, et ka antud korteris oli pliidi peale ladustatud küttepuid, et kuivatamise eesmärgil arvatavasti, et seekord küll sai tulekahju alguse suitsetamisest, aga väga suur ohukoht oli ka need puud, mis olid pandud pliidi peale kuivama. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 6 inimest, kelledest 4 Viljandimaal. Ja me proovime siis nii omavalitsuse poolt eraldi iseseisvalt, kui ka koos neid asju ikkagi paremaks muuta, et näiteks on väga hea programm Kodud tuleohutuks, eks ole, mis Päästeametiga koos siis käib ja me siis igal aastal suudame ikkagi mõned kodud ka, mis on väga kriitilised, seda olukorda seal parandada, et seal ei oleks sellist ohtu, et ka siis suuremate külmadega kütmisel võiks midagi süttida.